Kas sa oled kunagi unistanud alustada karjääri, on päris oma karjääri, oma soovitud vallas? Nüüd on sul see võimalus. Olukord riigis, maailmas, sinu lähedaste keskel on piisavalt stabiilne ja sa oled piisavalt õnnelik ja rahulik ja sul on võimalik hakata tegema seda, mis sa soovid. Milline näeb siis välja üks unistuste karjäär? See peab olema põnev sinu jaoks, mänguline ja see peaks olema siis ja arendav jah, et see midagi, mida tehes sa nagu õpid ja kohtud uute inimestega ja tripid ja rändab mingisuguses maailmas, mis on sulle meeldib vähemalt algus. Ja seda siis, me pakume, miks me pakume meeldivad kogemust, meeldiva kogemusest me armastame inimesi ja me soovime, et nad kogeksid oma unistuste karjääri meeldivas keskkonnas neile sobival viisil. Ja tegu pole selles suhtes karjääri nõustamisega, tegu on võib-olla inspireeriva, motiveeriva loenguga või noh. Et me niivõrd, mis meid eristab siis, me peamisest konkurendist Töötukassast karjääri nõustamises, et see me ei paku ette antud valmis lahenduse nii palju umbes, mis ei sobi midagi jällegi. Umbes, et kas ütleme, et sa oled 20 aastat vana, sa oled mediteerinud natuke, teinud joogat, proovi minna taimetudele üle ja kas sulle sobib, et sa pead nüüd homsest hakkama iga hommik kella 8 käima laost laudaöölisena tööl, et kui sa just ei kattu sinu usuga ja tegu pole mingi vegan laoga, siis ilmselt sa ei taha ja soovi ega ei suuda seda teha füüsiliselt. Et homsest hakata iga hommik kell 8 laudaöölisena laos käima tööl, mida Töötukassa pakub siis kõrghariduseta inimesel. Et see ei ole võib-olla ka lihtsalt füüsiliselt võimalik, me ei ole nii tugevad, et me suudaks seda teha tegelikult. Aga mis siis unistuste karjäär on, me ei lähe kõrgemale sellest, vaid me läheme madalamale. Ehk siis me vaatame, me ei ürita võita kohaliku omavalitsusi ja me ei ürita nagu võistelda riigi võimuga, see on väga oluline selles suhtes, mis me teeme nagu madalamalt, selles suhtes, meil on maksimum mõju, aga me ei lähe otsesesse konflikti suurte suurustega selles suhtes. Ja seda tasub meeles pidada. Ütleme, et sa reisid või rändad, siis sa matkad näiteks kuskil Kesk- või Lõuna-Euroopas või kuskil. Sinu eesmärk ei ole minna kohaliku vallavalitsusega konflikti, vaid sa proovid kuskil hostelis ellu jääda, käia kuskil baaris, suhelda kohalikega, et see on nagu lõbus. Et sa nagu ei taha minna linna võimuga konflikti selles suhtes. Et ütleme, on palju asju, mis mulle ei meeldi näiteks, mida näiteks Töötukassa teeb, aga minu eesmärk ei ole minna nendega selles suhtes konflikti, me teeme oma unistuste karjääri palju madalamalt. Ja selle kohta me teeme loengu ka teistele, et palju ma näen inimesi, kellel on seatud mingi unistus ja nad proovinud selle suunas liikuda, aga see unistuste karjäär või elu on siis takerdunud mitmel põhjusel. Ta on takerdunud ühe peamisel põhjusel ja selleks on vähene vaimsus. Ja siis inimeste mõnedele võib-olla ei meeldi seda kuulda, aga see on tegelikult väga hea teema, see suhtes, et ütleme, kui sa ei tea, mida teha, aga sul on harimus näiteks või oskus võtta üles meditatsioon ja sa ei tea, mida teha, aga sa mediteerid, siis see avab sulle nagu selle alternatiivse perspektiivis ruutu. Sa võid isegi hakata mediteerima kavatsusega leida midagi alternatiivset, et see on ka väga hea mõte. Ja need võrgud on tegelikult veel madalamal, kui me arvasime võib-olla. Et nüüd mingi valitsuselt mingit tööd võtta vastu on tegelikult nagu liiga kõrge paljudele inimestele.
see võib tulla nendele jälle üllatusena, kes seal on, kes on võtnud aastaid valitsuselt tõenäoliselt tööd vastu, aga veel rohkem on nagu siis rahvast, kes ei ole seda kunagi teinud ja kes ei hakka ka seda kunagi tegema selles suhtes. Et kui me vaatleme endid nagu siis ränduritena, kes ajutiselt on mingisugusel pinnal, näiteks hosteli pinnal või veel hullem mõne baari pinnal või parem mõne korteri pinnal, kus neil on luba olla, et siis meil on palju rohkem võimalusi selles suhtes teha seda, mis meile meeldib. Ja see on nagu tõsi selles suhtes. Me otseselt ei paku tööd, aga ma peaaegu pakun tööd selles suhtes, et see unistuste karjäär on nagu variant, mis on integreeriv, ehk armastus on nagu integreeriv. Ehk siis me liidame nagu erinevad inimesed omavahel sellelt tasandilt, mitte ei tekita nagu lõhesid. Ehk siis meie eesmärk on alati aru saada inimesest ja proovida liita erinevad gruppe. Ja meie põhiprioriteet number 1 on lähendada inimesi üksteisele läbi armastava arusaamise. See on meie põhiprioriteet ja see, mis tööl keegi on või kes konkurent kellega võistleb on, see on nagu selles suhtes võib-olla teadmised ja see armastab süda nagu see põhiprioriteet. Ja seal need unistused ka üldiselt lähtuvad, et me oleme paindlikud selles suhtes. Ja ma olen töötanud igasugusel kohtadel. Aga need kõik on rajanenud selles armastava südame unistusele, ehk siis kuidas inimesed saaksid võimalikult hästi üksteisega läbi, kuidas oleks armastus on integreeriv, kuidas oleks nagu, kuidas erinevad grupid mõistaksid üksteist ja ma ei ole veel leidnud seda mõistmist päris hästi, aga see on selle põhjusel, et ma olen selle piirkonnas viibinud väga vähe aega. Et väiksemate gruppidega me saame suurepäraselt toime, ütleme mingi korter, kus mul on luba olla või mis kuulub mulle, kodu, mis kuulub mulle või kus mul on luba olla ja sealt ehitada sellist imeväikest kommuuni väga edukalt, võin seda aastat teha, aga see, mis selle puhul ei meeldi inimestele, et see on väga väike ja selles ei ole kaasatud need suured grupid, kes on võimul, et see inimestele ei meeldi selle puhul, aga eks siis, kuidas me edukalt siis jõuame nagu siis nende gruppideni, kes sellele grupile ei meeldi. Me siis teeme head asja, õiget asja oma unistuste karjääri ja õpetame teistele teha oma unistuste karjääri, peame loengut. Kuidas inimene saaks saavutada oma armastava südame unistuse karjääri ükskõik, kus ta viibib. Minul see on juba olemas. Minul on mitu armastavat unistuste karjääri isegi, 4, 5, 6 tükki isegi ja need kõik on väga head ja toimivad. Ja ma varieerin neid omavahel, mis on mul parasjagu kõige rohkem südamel ja ma ei anna alla selles suhtes. Kui mul on meie tugev armastav unistus oma unistuste karjääri suhtes, siis ma olen võtnud endale kohuseks ja vastutuseks minna sellega edasi, ükskõik kui kreisiks see läheb. Ja eile mul juhtuski, et mul see pokkeri karjääris liikumine piiratud panustel, vabadele panustele oli hirmsam, kui ma arvasin. Et see on nagu regulaarid lendavad, tulistavad su sodiks, kui sa julged seal midagi teha. Aga ma tõmbasin natuke tagasi, ma ütlesin, ma olen siin, et õppida ja kõik läks super hästi selles suhtes. Et mingi julguses võitsin isegi mindsetis, sain kogemust juurde, võitsin mindsetis ja võitsin ka isegi eelise natuke teiste mängijate suhtes. Et minu eesmärk oli õppida ja see ühtib minu suurema eesmärgiga õppida pokkerit, mis ühtib minu veel suurema eesmärgiga see on minu unistuste karjäär olla siis meister pokkerimängija, aga siin on aastad kõik on rännaga teekond. Aga samal ajal mul käib veel mitu teist unistuste karjääri, millest me kõigest ei saa veel rääkida, mis osad on salajased ja osad on inimeste lähendamine üksteisele ja need, kui see rahvast seikub ja ründab meie siis sõbraliku kavatsusega, sõbralikkuse orienteeritud kommuuni, siis ründab keegi, kellel on sellest puudus, et see kõik on nagu ette teada selles suhtes. Jah, loengut tahetakse, aga mis teema on ükskõik, mis teema on mitte päris, et jah, see unistuste karjäär on väga hea ja kuidas seda saavutada, et selles me kindlasti saame aidata.